Täna keelati Jabloko ametlikult Venemaal ja Jablokol ei lubatud osaleda parlamendivalimistel. Jabloko erakond peab sõda Ukrainaga kõige raskemaks kuriteoks. Iga Venemaa kodanik kannab oma osa vastutusest selle eest, mis riigis toimub, ja ka selle sõja eest. Venemaal algasid täna esimesed Ukraina sõjavastased protestid paljude aastate järel. Protestijad nimetasid sõda Ukraina vastu veaks ja isegi Venemaa suureks kuriteoks. Häbi, Jabloko. Ja kui te juba arvasite, et Venemaal on äkki alanud mäss, siis te eksite. Lihtsalt Kremlis poliittehnoloogid lõbutsevad niimoodi ja teesklevad, et Venemaal on justkui demokraatia. Täna, 10. augustil arutas Venemaa ülemkohus hagi, milles nõuti Jabloko partei eemaldamist tuumavalimistelt. Ainus registreeritud partei valimissedelil, mis avalikult astub sõja vastu. Ja lõpuks keelas Venemaa Föderatsiooni ülemkohus täna Jabloko parteil osaleda parlamendivalimistel, mis toimuvad juba septembris. Ja lõpuks kustutatakse Jabloko partei valimissedelilt. Selline on demokraatia Venemaal. Ja kogu selle asja ametlikuks ettekäändeks sai, te ei usu seda, autoriõiguste rikkumine. Kus? Venemaal. Aga kelle autoriõigusi siis täpsemalt rikuti? Seda ei suutnud välja selgitada isegi hagejad ise, rääkimata juba prokuröridest ja kohtunikest. Aga otsus tehti ikkagi ära, et partei tuleb keelustada ja valimistel osaleda ei tohi. Sest, mõistate, Venemaal rikub partei autoriõigusi. Kohtuhoone ees kogunes täna väike grupp venelasi protestima, kes väikestele paberitükkidele hoolikalt kirjutasid, et neil pole väikest takmaškat vaja ja sõda tuleb lõpetada. Vaatame selles saates, kuidas see tsirkusparteiga Jabloko toimib, paroodia sõjavastastest ja partei keelustamine sõnade pärast. Olgu alati päike. Sest seda kõike ongi raske kuidagi teisiti kui tsirkuseks nimetada. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Kohe ütlen ära, et olen selle teema suhtes veidi kallutatud ja arutame, mis partei see Jabloko on, miks seda vaja oli ja miks selle lõpp oli täiesti etteaimatav. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange sellele videole like ja kirjutage oma kommentaar. Kirjutage kohe selle video alla, kuidas te suhtute Jablokosse ja sellesse, et Venemaal otsustati demokraatiaga mängida ja Kreml tahtis näidata, et justkui demokraatia Venemaal eksisteerib. Jabloko! Ja kui ta on seal, siis sõna? Sõda Ukrainaga on vennatapu sõda. See ei ole enesekaitse, sest keegi ei ründa Venemaad ega riku tema suveräänseid piire. Seda sõda ei saa võita, selles ei saa kaotada. Lisaks rikutud eludele toob sõda Venemaa majandusele äärmiselt rasked tagajärjed. Nii, siis räägime kõigest järjekorras. Nendel kaadritel, mida te näete, on Venemaa sõjavastase partei Jabloko esindajad ja toetajad, kes astusid avalikult välja Ukraina sõja vastu. Parteid isegi registreeriti, Kreml mängis selle parteiga veidi ja nüüd otsustas ülemkohtu kaudu lihtsalt valimistelt eemaldada ja valimissedelitelt kustutada. Nagu öeldakse, mängisid ja aitab. Aga tegelikult täitis Jabloko partei oma ülesande 100%. Ette rutates ütlen, et see partei aitas Kremlil tuvastada need, kes tõesti päriselt sõja vastu on. Aga sellest natuke hiljem. Alustame sellest hagist, mis täna esitati ülemkohtule, sest iga selle rida väärib eraldi anekdooti. Hagipartei Jabloko vastu esitas Kremli-meelne partei Radina juba 7. augustil. Nõuded partei vastu esitas kohtus Rodina jurist Aleksei Novosjolov. Jätke see nimi meelde. Ja rikkumiste nimekiri on lihtsalt suurepärane. Hageja väitel kasutas Jabloko oma kodulehel ebaseaduslikult Hiroshima aatomi pommitamise tagajärgede fotot.
noh, nagu seda ei tohi avaldada ilma selle foto autori loata. Aga kes on selle foto autor, ütlen veel kord, pole teada. Kuid samuti väitis hageja, et Jabloko partei kasutas tsitaate Nõukogude laulust Olgu alati päike, mis kõlasid partei asutaja Grigori Javlinski intervjuus. Ta ütles seal kuskil, olgu alati päike ja nagu ilma õiguste omaniku loata ei tohi seda fraasi kasutada. Ja veel kasutas Jabloko fraasi peaasi, et sõda ei oleks. Ja nüüd seob partei Rodina selle fraasi Aleksandr Volodini näidendiga 5 Volodõkovit. Ja veel kasutas Jabloko töödeldud fotosid Venemaa Föderatsiooni julgeolekunõukogu aseesimehest, Venemaa peamisest alkohoolikust Dmitri Medvedevist ja blogijast Viktoria Bonžast. Ja veel, te ei usu, aga partei Jabloko kasutas 2026 aastal pilti, mille genereeris närvivõrk ChatGPT. Sellist asja ei tohi teha ja nad kasutasid ka kaadreid Sergei Bondartšuki filmist Sõda ja rahu. Aga partei logo ise hagejate arvates väidetavalt on laenatud Nõukogude kunstniku L. Lisitski 1920 aasta plakatilt punase kiiluga löövalgeid. Ja siin algab lihtsalt tõeline tsirkus koos hobustega. See ei ole isegi anekdoot, see on tõesti mingi meelelahutusprogramm täiesti hulluks läinud inimestele. Ma ei tea, kui oleks võimalik ette kujutud, kuidas näeb välja tsirkus hullumajas. Just selline see ongi. Umbes nii. Kui partei Rodina esindajalt kohtus küsiti, kelle õigusi siis täpselt rikuvad Hiroshima fotod? Dialoog tuli päris naljakas. Jälle ette rutates ütlen, et hoolimata sellest naljakast dialoogist otsustas kohtunik siiski, et partei Jabloko tuleb sedelitest maha tõmmata. See on lihtsalt täielik idiootsus ja dialoog oli järgmine. Seesama Novosjolov parteist Rodina ütles, tsiteerin. Jabloko kasutas autoriõigusi rikkudes Ameerika Ühendriikide tehtud fotot Hiroshima aatomipommitamise tagajärgedest. Kohtunik küsib temalt, kes on selle foto autor? Novosjolov, me ei tea, keegi USA armeest. Lihtsalt inspiratsioon, mõelge selle peale. Parteid eemaldatakse riigi valimistelt Ameerika Ühendriikide armee tuvastamata sõjaväelase autoriõiguste rikkumise eest, kes tegi selle foto üle 80 aasta tagasi. See on lihtsalt, see on mingi tsirkus. See on, tead, ühest küljest on see naljakas, teisest küljest saan ma aru, et sellised idioodid kahjuks elavad minuga samal planeedil. 140 miljonit sellist inimest, lolle, elab tõesti meie kõrval. Lähme edasi. ChatGPT-ga on olukord veelgi naljakam. Partei Rodina väitis, et tehisintellekti loodud pildid, mida kasutas partei Jabloko, rikuvad nende inimeste õigusi, kelle fotode põhjal tehisintellekt õppis. Ehk siis, kui seda loogikat järgida, siis see on hagi OpenAI vastu. Ainult, et mingil põhjusel on see adresseeritud Venemaa poolt, Vene opositsiooniparteile. Teate, ma vaatasin seda kõike ega suutnud uskuda. Ma ei suutnud uskuda, et meie kõrval elab selline rahvas, umbes 140 miljonit või kui palju neid seal on, kes on nii rumalad. Kujutage ette, nende üle lihtsalt naerdakse ja Vene kari plaksutab, ütleb, Volodja Putin, tubli mees. Kujutage ette, neile öeldaks, hakkame parteid keelama, sest nad kasutasid fotosid ja Hiroshima fotosid. Ja kui küsitakse, kelle foto see on, nad ütlevad, et kurat, seda teab kelle oma. Mis vahet seal üldse on? Kohtunik, miks sa neid küsimusi küsid? Asi pole ju selles. Vova Putin ütles, et partei tuleb laiali saata. Me saadamegi laiali. Veel naljakam, õiguste omanikud ise ütlevad, et neil pole mingeid pretensioone. Laulu Olgu alati päike teksti autori lapselaps Gleb Ashanin ütles otse välja, et tal ei ole partei Jabloko vastu mingeid pretensioone. Ja ta ei volita kedagi. Ei ole kedagi volitanud esindama tema huve selles hagis. Selle laulu muusika loonud helilooja Arkadi Ostrovski poeg andis juba varem avalikult parteile Jabloko loa seda kasutada. Ehk siis autoriõigusi, mille rikkumise pärast Pro-Kremli partei Rodina nii väga muretseb, ei palunud keegi kaitsta.
aga te ju mõistate, et see on lihtsalt ettekääne, et kuidagi kohtuprotsess käima lükata. No, millegi kallal oli vaja norida. Põhimõtteliselt oleksime sama eduga võinud öelda, kuulge, tal on siin liiga suured kiilakad laigud. Teate, võib-olla ta üritab sellega naeruvääristada Vladimir Putinit. Keelame siis ära ja ma olen kindel, et Venemaa ülemkohus oleks selle partei ära keelanud. Ja lõpuks selle taustal hääletasid Jabloko eemaldamise poolt nii Venemaa keskvalimiskomisjon kui ka peaprokuratuur. Lõpuks tegi kohtunik otsuse, et jah, partei kustutatakse nimekirjast. Keskvalimiskomisjoni esindaja ütles otse ülemkohtus, et rikkumine agitatsiooni ajal on piisav põhjus partei eemaldamiseks. Millised rikkumised, seda muidugi keegi ei täpsustanud. Rosfin Monitoring avastas Jabloko föderaalses nimekirjas isikuid, kes väidetavalt said välismaist rahastust juba enne valimisaasta algust. See tähendab, et riigi aparaat on täielikult tööle pandud. Kohus, keskvalimiskomisjon, prokuratuur, finantsluure, kõik on partei vastu, mis eelmistel valimistel, tuletan meelde, vaevu kogus seal paar haledat protsenti. Ja nüüd kõige huvitavam ja kõige naljakam osa. Palun võtke seda saadet kui anekdooti, sest mingit opositsiooni, poliitilist opositsiooni Venemaal ei ole. No see on lihtsalt tsirkus, kohe seletan miks. Kui kõik on nii etteaimatavalt lavastatud, milleks üldse lasti Jabloko partei valimissedelile alles 29. juulil? Kas olete endalt küsinud, milleks? No oli ju ilmselge, et partei kõrvaldatakse. Leitakse mingi hull põhjus, et kohtus saavutada selle eemaldamine valimistelt. Küsimus ongi, miks siis üldse seda parteid registreeriti? Oleks ju võinud kohe üldse mitte lubada. Pealegi oli keskvalimiskomisjoni otsus ühehäälne. Nimekirja kanti 269 kandidaati pluss veel 135 ühemandaadilistes ringkondades. Lühidalt öeldes seda parteid ikkagi Riigiduumasse ei lubatud. Aga miks siis üldse registreeriti? Esimene versioon, kõige vandenõulisem, kõlab nii. See tähendab, et jõustruktuurid Venemaal otsustasid lõhkuda skeemi, mida välispoliitika kuraator Sergei Kirienko üles ehitas. No, see on umbes nii, et jõustruktuurid lihtsalt niisama lõbutsevad. Ja nagu te teate, on nende poliitilise tiiva ja jõustruktuuride vahel tõesti konflikt. Ja see Kirienko käivitas selle oma partei, mis hakkas mingit populaarsust koguma. Ja jõustruktuuridele ei meeldi, et Putini ümber olev poliitiline tiib kogub rohkem jõudu kui jõustruktuuride tiib. Teine versioon on täiesti vastupidine. Jabloko registreeriti vastavalt president Putini administratsiooni enda plaanile. Et pärast valimisi saaks seda partei madalat ametlikku tulemust avalikkusena näidata. Kui tegeliku osa venelastest, kes on sõja vastu. Näete, vaadake ise. Neid on väga vähe. Eelmistel valimistel sai see partei alla 2%. Ja mõte võis olla selles, et laseme selle partei valimistele, võltsime talle seal 1,5% häältest ja ütleme, et näete, teil oli valik venelased. Te oleksite võinud hääletada sõjavastase partei poolt, aga teid oli ainult 1,5%, 3%. Seda oleks saanud esitada nii, et kuulge, tegelikult on kõik sõja poolt. Ja kolmas versioon? Selle partei juhi Javlinski ja Vladimir Putini vahel on tegelikult juba ammu isiklik kokkulepe. Parteid lubati valimistele juba 2021 aastal ja kuni viimase ajani lubati ka nüüd. Ja kogu kriminaalne surve konkreetsetele aktivistidele, see on tähelepanu 5 eemaldada kampaaniast inimesi, kes on tuntud väljaspool parteid ennast, kuid mitte puutuda partei nimekirja ega liidreid. Ja mina usun kõige rohkem just kolmandasse versiooni. Nüüd seletan. Kui me vaatame kogu toimuvat politoloogia ja poliittehnoloogia vaatenurgast, siis autokraatias on valimiste olemus alati lojaalsuse harjutus. Need ei ole valimised. Valimised autokraatias või diktatuuris, see on niinimetatud fassaaddemokraatia, kus on ainult demokraatia väline vorm. Noh, nagu meil on. Valimised, parlament on olemas, tegelikult ei ole Venemaal midagi sellest. Mitte midagi pole olemas. Just nii, aga kõik valimised on lojaalsuse harjutus. Kreml jälgib suurepäraselt, kes ja kuidas toetab selliseid parteisid nagu Jabloko, mis väidetavalt on sõja vastu.
Teisisõnu, Jabloko lubati valimistele kuni viimase hetkeni selleks, et näidata kõigile, kuidas see sõjavastane opositsioon avalikult läbi pekstakse. Nagu, et vaadake, mis juhtub iga ühega, kes läheb hullunud Vladimir Putini sõja vastu. Ja see ongi kõige huvitavam osa, vaadake. On loodud Jabloko partei, mis astub riigis avalikult sõja vastu. Kus sõjalist erioperatsiooni ei tohtinud nimetada sõjaks, vastasel juhul ähvardas sind vangla. Riigis, kus ei tohi sõja vastu sõnagi öelda, muidu pannakse sind vangi, kahjuks on inimesi. Inimesed Venemaal, kes naiivselt uskusid ja astusid sellesse parteisse, siiralt uskudes, et see on tõesti sõjavastane partei, et see on tõesti Jabloko partei, mis on sõja vastu, seega ma liitun nendega. Ja see, mida ma endas peitsin ja mille väljaütlemist ma kartsin, ma lähen parteisse, meid saab seal palju olema ja me näitame sellele Putinile, et me tegelikult oleme sõja vastu. Aga nüüd vaadake, mis välja tuleb. Partei enda andmetel sai valimiskampaania alguseks 12 Jabloko liiget kriminaalasjades süüdistatavaks. 8 asuvad kolooniates ja eeluurimisvanglates. Üks ajakirjanikest, Mihhail Afanasjev, kes otsustas siis liituda selle Jabloko parteiga, sai 5,5 aastat vangistust artikli eest, mis rääkis jõustruktuuride keeldumises sõtta minna. Erakonna aseesimees Maksim Kruglov sai 7 aastat vangistust 2 postituse eest, mis käsitlesid hukkunud tsiviilisikuid Ukraina Butšas ja Mariupolis. Turkmeenia aktivist Vassili Neustrojev sai selle juhtumi eest 10 aastat vangistust. Liikumises, mille liige ta tuttavate sõnul isegi ei olnud. Ja nii edasi. Ja nimekiri on üsna pikk. Asi on selles, kuidas tuvastada režiimivastaseid, kui sinu diktatuur on juba nii välja kujunenud, et inimesed kardavad avalikult näiteks oma seisukohta väljendada. Kuidas leida ühiskonnas neid, kes on sinu sõja vastu, kes võib tõesti sinu võimu õõnestada? Aga seni räägib ta ainult köögis sosinal, et ta on sõja vastu. Kuidas siis? Väga lihtne. Loo partei, mis justkui oleks sõja vastu. Anna selle partei juhile võimalus avalikult öelda, et ta on sõja vastu, Putini vastu. Kuidas Putin üldse julges sellist sõda pidada? See on kuritegu. Ja nii edasi. Sellesse parteisse hakkavad astuma tõelised sõjavastased. Ja siis on neid lihtsam kinni püüda ja vanglasse saata. Seetõttu minu subjektiivse arvamuse kohaselt on Jabloko partei oma missiooni täitud. Kõik võib lõpetada, seda pole enam vaja. Kuigi tuleb tunnistada, et Venemaal on tõesti olemas mingi väike inimeste grupp, kes on sõja vastu. Lihtsalt sellepärast, et see sõda hakkas neid isiklikult puudutama. Ja nüüd teeme selle etenduse kokkuvõtte. Riigis, mis nimetab end demokraatiaks, kus on valimised ja parlament, ainukese partei, mis avalikult seisab sõja lõpetamise eest, lihtsalt eemaldati valimissedelilt seoses tuvastamata autoriõigusega. Nimetu Ameerika sõduri foto Hiroshimast, mis on tehtud 80 aastat tagasi. Kõik ongi nii, kõik. Juhtumit arutas kohtunik, kelle teenistusleht koosneb opositsiooniparteide likvideerimisest. Ta teeb seda juba mitte esimest korda. Seetõttu ei huvitanud teda üldse mingid argumendid. Tema jaoks oli see lihtsalt valge müra. Samaaegselt selle küünilise kohtutsirkusega saavad partei tegelikud liikmed reaalseid aastaid päris vanglakolooniates, päris postituste eest Butša ja Mariupoli kohta. Nii nad jäidki vahele. See ongi see valimiste portree diktatuuris. Etendus konkurentsi illusiooniga, kus on juba ette teada, kes ja miks kaotab. Lisaks on see mugav viis hoida kontrolli all niinimetatud sõjavastast parteid, et ei tekiks tõelist sõjavastast parteid. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Telli kanal, vajuta kellukesele ja ära unusta videole meeldimist panna. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, olen teile selle eest tänulik. Seda saab teha, tehes annetuse ükskõik millise lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head. Kui kellegi on midagi öelda, siis olete oodatud. Esiteks, kui see pole nii, siis ärge mainige, et see pole kohustuslik. Ja selle tõttu teid, noored inimesed, teie puhkuse ajal kinni pidada.